kui sa oled tross või topis. Või kui sa oled tühm või tegija. Leiame sind varem või hiljem kindlasti üles. Top 3 nädala 4 tuhmimat topist. Igal reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. 8.37 on kell, Oleg ja Igor siin topisega. Sügistalvel 2008 raporteeris Saksa Kondoomi instituut, et Euroopa kõige pikemad penkud on prantslastel. Eesti mehed olid keskmiselt 15,17 centimeetriste sugutiga 3. kohal, väga auväärsel ja viisakal kohal. Värske Austraalia teadlaste uurimistöö seekord, aga kogu maailma arvestuses teatab, et eestlaste erektreerunud peenis pole keskmisest pikem kui 13,78 centimeetrit. Mis toimub, küsime? Olemegi helistanud meeste arst Margus Punjabile ja küsida tema käest tahame, kuhu kadus 2 aastaga 1,5 centimeetrit. Hallo, Margus Punjab! No tervist! Kas kuulsite küsimust? Kuulsin küll, tahtsin täpsustada, et ma ei ole lihtsalt meeste arst, ma olen spetsialiseerunud nokoloog. Nokoloog Margus Punjab. Vabandust, et ajasin sassi. Hää nokoloog, öelge meile, kuhu on Eesti meeste penkust siis kadunud 1,5 centimeetrit 2,5 aastaga? No teatavasti kõik on kinni inimese psühholoogias, meeste psühholoogias. Eesti inimene on hakanud väga sissepoole elama. Kõik hoiab enda seest kinni, midagi ei nii-öelda introvertselt eluviisid, need põhjustavad ka peenise pikkuse vähenemist. Peenis ei undu enam, ei tõuse nii kaugele kehast, ei eendu, vaid pigem veel sisestub. Sissepoole nii-öelda. Ütleme niimoodi, et kui niimoodi labaselt nüüd väljendada, eks teil on selline suhteliselt nagu selline saade ka, kus nüüd labaselt ennast väljendada, pulk läheb sissepoole. Margus Punjab, mis valu on meestel alatasa oma riistu reastada? No samamoodi see on juba, ürgajast, ürgajal juba mehed panid näiteks oma autod joonele, vaatasid, kellel on kiirem, tänapäeval panevad nii-öelda riistad siis, kas siis seina peale, laua peale tõmbavad kriipse, kellel on pikem ja teate ju ise, kui olete nooruses olnud seal duši all käinud pärast kehalise kasvuse tundi, et kellel ikka väike, ütleme selline, kuidas öelda, väike grill. Grill on muidugi halb öelda, ütleme väikene täring, niidirull. Nupuke. Kellel väike kapinupp oli, see sai ikka peksa kohe. Kas Margus Punjab oma mälestusest ka mäletate, kas ka vanasti olid sellised asjad juba kehalise kasvatuse riietusruumides? No see on põhimõtteliselt eluaeg olnud, et ikkagi, on olnud, mina ise olin suur kiusaja, aga ma ise olen õnnistatud nii-öelda umbes, ütleme, 79 centimeetrise peenisega, et selles mõttes, et mul on nagu rahulikku selles, ja see ka viis mind oma ajal nokoloogia juurde ja mis nii-öelda meelel see... No ei saaks öelda, et mul on päris keelel on ikka, et keele, et selles mõttes, et ma olen ikkagi hetero inimene, et ma olen ikka arst ja professionaalne, aga jah, et selles mõttes, et sellist asja on nagu siiamaani, et meestele meeldib seda asja teha, et ma pean kihla, et eks teil ka seal, ütleme, Raadio 2, kui teil on omad peod seal näiteks, jõulupidudel, mehed võtavad natuke alkoholi ja lähevad hoogu ja hakkavad vaidlema ja mingi aeg pannakse Johnsonid ikkagi laua peale valmis ja tõmmatakse kriipsud ja kellel on pikem ja kellel ei ole, see on tavaline, see maksa üldse häbeneda ja salata seda, see on täiesti normaalne. Margus Punjab, milline on üldse meditsiiniliselt kõige õigem moodus El Schlongoholiot mõõta, et ei saaks petta? Et ei saaks petta? No jah, et keegi ei üritaks mingit nagu trikki teha, et tal tegelikult on ikkagi No kõige tegelikult on nagu erekteerunud peenust on nagu selles mõttes väga, me ütleme peenus ise selle kohta. Ja see on meditsiiniline termin, eks? See on selline viisakas väljend. Peenis on juba labastatud, peenus. Ja selles mõttes, et kõige õigem on erekteerunud peenust mitte mõõta, seepärast, et on paljud tänapäeval ravimid, mis lihtsalt teevad tema ebaloomulikult suureks. Kõige õigem on siis kohe hommikul, näiteks ärkate kell 7 üles, lepite sõbraga kokku, et ärkate mõlemad kell 7 üles, ei ringuta, ringutamine juba mõjutab vereringet. Ja panete endale ühe väikse puljongikuubiku ja ühe jääkuubiku 8 minutiks ja siis rahmate püksid maha ja kohe mõõdate, sellepärast, et nii kui õhk satub sinna juurde, hakkab jälle verevarastuse teema pihta ja võib muutuda see ja mõõdate kohe ära, siis saame seal vastuseid 2, 1, 3, 4, 5 centimeetrit võib-olla. See on kõige õigem.
Margus Punjab, vabandust, segan siin vahele. Kui pikk peaks siis olema mehel normaalselt tema peenus, et ta saaks siiski normaalset suguelu elada? Normaalset suguelu saab ilma veeniselt elada. Tõesti, kuidas see välja võiks näha tänapäeval? Ei tea täpselt, ma ei ole seda üks filmi veel näinud, aga ma arvan, et see võiks täiesti olla niimoodi, et leida lihtsalt endale selline partner, kellel ei ole ka nii-öelda, kes on anatoomiliselt sobiv. Kui on väike peenis, peab leidma ka naisterahva, kellel on suhteliselt sobiv varastus vastu panna siis, eks? Jah, et ei oleks eriti sügav. Nii, et oluline on ikkagi siis inimeste vahelised suhted enne kõike, mitte siis absoluutselt. Need sealpool need asjad. No muidugi, et selles mõttes ikkagi armastus on armastus. Väga armas. Doktor Punjab, kui tihti üldse pöördutakse teie kui ikkagi Eesti ainsa professionaalse nokoloogi juurde selle probleemiga, et siis ei sobi anatoomiliselt inimene oma partneriga ja soovitakse midagi ümber teha või ümber lõigata lausa? No üks pöördutakse ikka, tullakse mul kabinetti, võttes miks maha pöördutakse minu poole alati suunaga. Ja seda tuleb ikka iga päev ette ja inimesed ei ole rahul isegi sellega, mis neile on antud. Öeldakse, et sain uue naisega tuttavaks, tema nõuab siin suuremaid kellasid, nagu me ütleme siin anatoomiliselt ja meditsiiniliselt nagu õigesti on. Kes tahab siin siis väiksemat kella ja nii edasi, et eks ikka on, aga mina ütlen pigem ikkagi soovitan, et jätke naine maha, võtke see uus. Võtke sobiv, jah, et see näitabki kohe ära, kui ei sobi anatoomiliselt, ei sobi ka nii-öelda või ütleme siis psühholoogiliselt. Väga hea. Doktor Punjab, väga paljusid mehi ikkagi, kes on ebakindlad, sellised küsimused on kummitanud ja väga paljusid naisi, kes on samuti ebakindlad, küsimused kummitavad ka. Kas on ikkagi kuidagi inimkeha välisel vaatlusel võimalik kindlaks teha mehe, nagu teie ütlete, peenuse, pikkust, mõne muu kehaosa vaatlemise teel? Ma tahtsin veel eelmise punkti juures, et kui tõesti te tunnete, et teil on liiga väike, siis minge näiteks Aasiasse, minge see Jaapanisse sauna. Tulete tagasi nagu ütleme ka võimas. Nagu Gulliver Lilliputtide maal. Täpselt, väga hästi öeldud, nii ongi. Oota, ma küsin siis siit edasi, pärast tuleme selle teise teema juurde tagasi, aga miks üldse on niimoodi siis, et mustadel meestel on pigem suhteliselt suur ja kollastel meestel ikkagi selline nagu väikene täringuke? No me teame, et päike tõuseb idast. Ja mida varem päike tõuseb, seda nii-öelda intensiivselt ta on, et ta ei ole ju jõudnud veel sinna nii-öelda siis vastava kaitsekihi taha, ta tõuseb madalalt, kiirtega laseb ja see mõjutab inimese keha. Ja see mõjutab ka, ütleme siis, teatud hormoone, mis panevad siis nagu peenuse kasvama. Kui ta on juba kõrgel, on ta nii-öelda osooni kihi taga, on ta juba ultravioletselt kiired ei jõua maale ja need, miks nagu mustadel on pikemad, need on juba muudes asjades kinni, et siin on juba teised teemad tulevad mängu. Väga hea, aga doktor Punjab, kui tulla nüüd nokoloogia doktor Punjab, kui tulla siis tagasi nüüd ikkagi korra selle inimkeha välise vaatluse ja peenuse pikkuse võrdluse juurde, et kuidas siis on? Kas on võimalik ikkagi kuidagi, kas siis nina, sõrmede, labajala või miks mitte ka seljakumeruse järgi öelda siis, kui ja milline on potentsiaalse partneri peenus? Kõige täpsem vastus on niimoodi, et te võtate kõigepealt siis ninasõõrme diameetri, korrutate selle 2-ga, jagate siis kuidas ma ütlen siis, abaluu rõhu avaldab rõhku nii-öelda siis teie trapetslihasele. Ja siis selle rõhu, kui suurt ta avaldab, selle konstantsi võtate ja jagate siis selle ninasõõrme diameetri jagate selle siis rõhuga. Ning liidate sinna siis oma juukste tihumeetri tiheduse. Aga ja siis on kohe aru saada, eks? Siis on täpselt aru saada, kui see näit on, ja siis selle näidu nii-öelda korrutate siis 100-ga. Väga hea. Siis te saate nagu õige vastused ja see on kõige lihtsam, mina ise olen seda kasutanud väga mitmeid kordi, mul on vastavad aparatuurid kaasas, patsutan õlale, saan teada selle siis, kui suurt rõhku avaldab, siis ta trapetslihasele, väike laseriga diameetri, ninasõõrme diameetri mõõtja on mul ja lasen õrnalt näppudega läbi juuste ja oskan ka selle tihumeetri ära öelda. Doktor Punjab, lõpetuseks selline puht praktiline küsimus loomulikult teile kui suurele asjatundjale, et mida teha, et igapäevaelus oma tähtsaid
šlongohoolioid kaitsta, siis et ei juhtuks tänaval liigeldes või siis ka sporti tehes õnnetusi? Kasutage kondoomi. Aitäh, doktor Punjab. Kasutage ka teie, doktor, kondoomi. Ja kuidas, kas nokoloogid niimoodi, see ongi nokoloogide, nagu öeldakse, deviis siis? Ei, öeldakse, head päeva soovides öeldakse noks püsti. Noks püsti ja kasutage kondoomi. Aitäh teile, doktor.